ja ma olen ema, 2 lapse ema ja osteopaat. Et ma hetkel nii õpin kui ka töötan osteopaadina ja olen selline, kes tegeleb enesearenguga palju. Minu lugu osteopaatiani jõudmiseni on selline, et ma ei olnud ise varem osteopaadi juures käinud ja mul ei olnud õrna aimugi, mida osteopaat teeb, kuidas ta töötab ja millega ta võib üldse abiks olla. Et mina jõudsin osteopaatiani niimoodi, et kui ma jäin lastega koduseks, siis ma tundsin, et ma soovin millegi uuega hakata tegelema. Et kui ma tööle tagasi lähen, siis ma tahan teha midagi teistmoodi. Ja ühel päeval mu õde rääkis mulle, et tema hakkab osteopaadiks õppima. Mul ei olnud aimugi, mida see tähendab. Aga kui ta sellest rääkis, siis ma vaatasin talle otsa ja minu sees käis läbi selline teadmise tunne ja ma ütlesin talle, mina tulen ka. Ja ma panin ennast kohe kirja ja alustasingi 2 kuu pärast siis kohe õpinguid ja nüüd tänase päevani igapäevaselt siis õpin ja töötan osteopaadina, et kui ma jõudsin esimene koolipäev kooli ja kuulsin, millega ma siis tegelikult, millesse ma ennast siis mässinud olen, mida ma õppima hakkan, siis ma sain aru, et ma olen jõudnud õigesse kohta, õigel ajal ja ma olen väga tänulik. Minu jaoks osteopaatia on selline hästi sügav, mitmekihiline ja koosneb, on nagu selline segu mitmest asjast. Et üks pool on kõik see anatoomia, füsioloogia, kõik see teooria, aga teine pool on siis selline tunnetuslik pool, selline tajumispool, natuke detektiivi mängimine, et kui inimene tuleb, siis vaatad teda kui tervikut, et on hästi palju olulisi nüansse ja olulisi detaile, mida osteopaat siis kuulab ja märkab, millest inimene ilmselt ei saa arugi, mida ta kõike analüüsib samal ajal, kui ta räägib talle oma lugu. Et selline hästi suur terviklik pilt inimesest, mis siis aitab mõista, kuhu inimene, miks tal mingi valu või probleem on tekkinud, kuhu ta tegelikult on kinni jäänud, kas siis füüsiliselt või ka vaimselt. Ja kui edukalt leida üles see algpõhjus, siis on võimalik ka efektiivselt inimest aidata, mitte ainult leevendada olukorda, et minu jaoks on see osteopaatia selline segu. Igal teraapialiigil on oma eesmärk ja minu jaoks osteopaatia, miks ta mulle meeldib, on just see, et on võimalik väga õrnalt, väga õrnade tehnikatega, mis ei tekita kehale uut stressi või traumat. Et kuna ma olen ise selline inimene, kellele meeldib õrn lähenemine, siis osteopaatia pakub seda, et muidugi on võimalik ka osteopaatias teha tugevaid manipulatsioone ja kiireid, aga samas on meil nii palju erinevaid tehnikaid ja lähenemisi, et mina olen enda jaoks leidnud just, et minu käe all mõjuvad väga hästi õrnad tehnikad, sellised hästi kohaloluga, mis lasevad kehal juhtida, et ma usun, et minul on küll see teadmised ja tehnikad, aga keha teab kõige paremini, mida temal just vaja on ja kus tal on vaja vabastust, et kui ma piisavalt kohalolekuga kuulan, võtan oma teoreetilised teadmised appi, siis see mõjub nagu kõige efektiivsemalt. Minu juurde pöördutakse tihti selliste hästi klassikaliste sümptomitega nagu alaseljavalu, põlvevalu, kaelavalu, et erinevad valud, et sellega on mul päris suur kogemus juba ja
tagasiside põhjal olen aru saanud, et väga efektiivselt on aidanud need lähenemised ja tehnikad, mis me oleme siis teinud. Aga samas tulevad ka üha rohkem tuleb lapsi hambumus näiteks teemadega, samuti ka selliste ärevus- ja käitumishäiretega ja järjest rohkem tuleb beebisi vastuvõtule, et beebid koolikutega ja erinevate pingetega. Hetkel jah, käib igas vanuses, nii beebieast kuni pensionärideni, et kuna ma veel õpin, siis mulle väga meeldib, et ma saan väga erinevaid inimesi tunnetada ja aidata, et see aitab minu arengule hästi palju kaasa, et kui oleks kogu aeg ühtemoodi, siis see ei ole nii arendav, et rohkem arendab, kui on erinevad probleemid, erinevad tüüpid, kuna ma kõike õpin, siis on kõike hea ka rakendada, aga ilmselt ühel hetkel hakkan ma spetsialiseeruma kuhugi suunas, aga ma annan veel endale aega, et kui ma olen baasõppe lõpetanud ja TO paberid saanud, et siis ma hakkan ilmselt spetsialiseeruma rohkem ühes suunas. Ma arvan, et osteopaatia teadlikkust on kõige parem suurendada läbi inimeste kogemuslugude, kui inimesed jagavad, millega nad on abi saanud, kuna osteopaatial on tõesti väga, väga laialt pakkuda erinevatele probleemidele tuge, abi, leevendust, et kogemus on see, mis on kõige hinnalisem, aga samas ka terapeutide poolt selline teavitustöö, millega nad tegelevad, millega on võimalik pöörduda nende poole, et kuna Eestis on see veel suhteliselt vähe levinud, siis ei ole lihtsalt seda teadlikkust, et kui paljude probleemidega on võimalik tegelikult abi saada. Eestis saab täna osteopaatiat õppida minu teada erinevates koolides, aga teopabereid saab diplomit on võimalik omandada, mis on siis Euroopa standardile vastav osteopaatia akadeemias, kus ka mina õpin. Mul on plaanis kevadel hakata õpetama endokriinsüsteemi tehnikaid, ehk siis kuidas osteopaatiliselt tasakaalustada inimese hormonaalsüsteemi.